Millal sina midagi viimati esimest korda tegid? Näiteks mina käisin see aasta esimest korda Võhandu maratonil ja mulle meenutas see seda, et ma pole ammu oma keha füüsilist vaimu proovil pannud. Nii et ma otsustasin, et paneks kirja ennast sellisel huvitaval üritusel nagu pöörirando, mis siis eeldab endast 24 tunnist rattavõistlust iseendaga. Nii et täna, et selleks natuke valmistuda, otsustasin, et pakin ratta ja lähme vaatame, kuhu ma siis sellega lõpuks välja jõuan. Tulemast Paldiskisse. Miks ma Paldiskis olen? Seal on üks matkarada. Ja see matkarada läheb Paldiski tipust, või tegelikult tuleb juba kusagilt Leedust, Lätist. Aga siit Paldiski tipust ta jõuab Tallinnasse Tabasalu. Ja see on siuke hea 100 kilomeetrit, millega treenida ennast siis ees seisvaks vähemalt 2 nädala pärast toimuvaks pööriranduks. Nii et teeme kiire hommikusöögi ja vaatame, mida 100 kilomeetrit mulle pakuvad. Tuksis, sõidad kaardi pealt, vaatad, tee on, kuigi sa näed, et tegelikult see lõpeb nagu mingi hetk veepiiriga ära. Ja siis jõuadki selle tee lõppu ja palju õnne. Ma pean nüüd hakkama siit kõndima mööda kalda äärt, lükkama ratast üle kivide sealt ja kuidagi sealt saama üles tee peale välja. Aga muidu üliäge rada, ausalt ma ütlen, nagu kui sul on see võimalus, on sul maastikuratas, gravel-ratas. No okei, päris linnarattaga siia ei tule, aga praktiliselt ükskõik millise rattaga saab selle vabalt ära sõita. Ainus miinus on see, et ma võtsin rinnakinnituse kaasa, et teid nagu panna povvi, aga ma avastasin, et kaamera kinnitust, mis rinnakinnituse külge käib, seda ma ei võtnud kaasa. Nii et tuleb tagasi tulla ja teha uus korralik travel vlog sellest, aga mis seal ikka, hakkame siis ratast lükkama ja vaatame, kaua läheb. Siin rannas on nii ilusad lutsukivid, et ma mõtlesin, ma pean proovima. No tundub, et lutsumeistrit minust vist ei saa. Lähme kütame edasi. Matkaosa on vist läbi saanud. Ma loodan. Poleks oodanud, et ma pean sugust asja tegema. Ja võib-olla mõni ratta üritab, et ta tuleb sõitma, mitte matkama. Samas see on ka äge.
nüüd me oleme Gleesi tee peal. Ilus pikk sirge asfalt, nii et anname jalgadele kuuma. Tuleb välja, et see ei olnudki viimane matkamine, sest et terve Klooga ranna äär on täis mingeid eramaa silte ja ainus variant, kust minna oli kas ringiga või mööda rannikut. Nii et me proovime lükkama veits mööda rannikut edasi ja siis peaks saama juba tee peale. Vahepeatus Laulasmaal, väike külm Monster. Mida ma oskan öelda, Klooga rannalõik. Ma ei tea, mitu kilomeetrit see oli, aga mulle tundus, et ma tegin seda vist peaaegu tund aega. Sellest, et kõik teeotsad, mis viivad nagu tagasi siia suurele teele, kõik need olid ära lõigatud. Ja siis ma lõpuks tulin läbi mingi kitsa kibuvitsa põõsa raja, no see oli tõesti siuke, no ma liialdan, ma ei liialda, kui ma ütlen, et see oli kitsam kui mu lenks, nii et mõnus see ei olnud igatahes, aga nüüd ma olen Laulasmaal ja joon selle Monsteri ära ja siis tuleb teha veits aega tagasi, sellepärast et kell on 10:20, ma tulin 8:30 Paldiskis maha. Ei, mis 8:30? 7:40. Ja ma olen ikka räigelt ajas maas tegelikult, see on ikka jube. Ja Lohusalu ma jätan vahele sellepärast, et see on mõttetu edasi-tagasi sõit. Paneme sealt edasi ja siis no Merimõisas tundub, et võiks jälle põnevaks minna. Nii, ma otsustasin, et me teeme üks lõuna ja ma arvan, et pole paremat ja ilusamat paika, kus lõunat teha kui see siin. Ma olen sõitnud, kell on 11:30, mis tähendab seda, et ma olen sõitnud umbes 4 tundi või. Aga kuna ma ei pannud alguses seda käima, nii-öelda Paldiskis või ma panin seda tipus, nii et siis ma tegelikult võib-olla kilometraaži mõttes olen rohkem sõitnud, aga näitas 36 kilomeetrit läbitud. Kaardi pealt tundub, et umbes pool teed on tehtud tegelikult, mis on isegi üllatav, ma ütleksin. Nii et teeme kiirus näki ja mäntame aga seda maagilist pankrannikut edasi. Suupisse.
ei Kaja? Tilgu sadam. See tähendab, et ma olen läbi sõitnud 54 kilomeetrit, see on siis Paldiski poolsaare otsas, tegelikult on nähtavasti kilomeetrit siis mingi 60. Keskmine kiirus on langenud 11,8 peale, aga no see, ma ütlen, vahepeal siin lõigumisel, see on ikka kõnnid vahepeal rohkem kui sõidad, see on päris huvitav. Aga ega muud midagi, korra sirutame ja siis Tabasalu pankrännik juba ootab. Tabasalu ei ole enam kaugel. Ma arvan, et edasi-tagasi kõndides, et kaamerat sättida. Mul on tulnud nii palju samme, et palju lihtsamaks lihtsalt läbi sõita ja teha oma sõitu. Kuna viimane lõik koju on kõik asfaldi peal ja kuna ma sõitsin enamus ajast ju mööda kohutavat teed, siis rehvid on tühjemad. Aga kuna nüüd jah, lõppu tuleb lasta ainult mööda maanteed, siis ma otsustasin, et ma veits panen õhku juurde. Ehk veereb natukene libedamalt. Sõitsin umbes mingi metsas oli vist 1,8 või midagi sellist oli sees. Selja tagant autojuhid vaatavad, et see vend on nagu pervert risk. No kurat, hoopis teine minek ikka. Maanteel on ikka mõnus, kui sul rehvid on ikka normaalselt kummis. Või noh, ümarad. Kas see ongi vabadus või? Mega. Ma unustasin enne lisada, käisin kiiresti Tabasalus poest ka veel. Võtsin värskat selle pärast, et tahtsin vitautost, aga vitautost ei olnud väikest pudelit, nii et tuli värskaga leppida. Sellest, et jalad, no ei ole harjunud. Eriti kui hooaja esimene pikk sõit ka veel. Mitte, et ma muidu sõidaks palju, aga raske on. Ja nüüd ootab mind ees karjääri sirge, ma ei tea, mis iganes see tegelik nimi on. See on hea mõnus. Mitu kilomeetrit pikka sirget. Aga koju näitas veel 10, nii et anname hagu. Päris lahe, mis? Ma olin unustanud, et see karjääri sirge on tegelikult kruusatee. Ja kohe tuleb mööda üks auto. Mõistlik, võts soo maha, ei tolmagi. Paneme edasi. Mis on kodu, kus on kodu? Tere tulemast Nõmmele. Natukene veel. No nii, kõik. Võtame siis selle väikse reisikesega numbrites kokku. Distants stardist, ehk siis Pääsküla rongijaamast, Pääsküla rongijaama 72,39 kilomeetrit. Tegelikult see tõus otsa 5 kilomeetrit, ma ei teagi täpselt, palju Paldiski rongijaamas sinna tippu on. Nii et noh, ütleme, et 78 kokku. Tõusumeetreid 345, selline eestipärane. Kokku sõidetud 5 tundi ja 29 minutit. Keskmine kiirus 13 kilomeetrit ja tippkiirus 44,4 kilomeetrit. No võt, selline vahva ringreis ta sai. Kui sul on huvi või sa tahad ennast natukene vaimselt ja füüsiliselt proovile panna, siis need liivased rannalõigud, kus sa lükkad ratast lihtsalt mingi tund aega selle pärast, et sa tahad otse minna. No, need on head, neid tasub proovida. Nii et kui sa leiad oma päevast, sportlikul inimestel 4 tundi, mitte sportlikul nagu mina 6 tundi, siis anna ka minna ja anna teada, kuidas sulle meeldis. Näeme!